Tervitused siit Fotoluxi väikesest stuudiost. Sooviksin teile täna lühidalt rääkida filmidest ja nende erinevustest. Poodi minnes märkate te filmitopsi peal esmalt kahte numbrit. Üks määrab ära kaadrite arvu, teine näitab aga filmi tundlikkust. Filmi tundlikkusi on väga palju erinevaid. Hakkavad nad 50-st ja lõpevad kusagil 3200 juures. Mida suurem number, seda tundlikum. Mida väiksem, seda vähem tundlikum. Näiteks pildistades suvel päikselise ilmaga soovitaksin ma kasutada 100 või 200 filmi. Endale meeldib mulle Reala, kuna looduses ei ole temast paremat filmi. Värvid on lihtsalt suurepärased. Talvisel või süksel sügisemal, kevadisemal ajal, kus on juba pimedam või ka näiteks toas pildistades soovitaks ma 400. Värvid on erksad, ta on tundlik, saate terava pildi ja tulemus on hea. Ning 800 ja 1600 film on mõeldud lahedate efektide saavutamiseks või kasutamiseks kohtades, kus on väga halb valgustus ja ei ole lubatud kasutada välku. Selleks on muuseumid, kirikud ja muud säärased vanad asjadega seotud kohad. Ja muidugi ütleme alustavale piltnikule soovib ka kõige soodsam Fujicolor 200 tundlikkusega film. Et värvid on head ja hind ei ole ka suur. Ja nende kõigi näol nüüd oli tegu negatiivfilmidega ehk et nendest pilte saada või et pilte vaadata on vaja need välja trükkida või lasta skännida plaadile. Siitkohalt liigukski edasi slaidide peale. Slaidide suureks erinevuseks on see nimelt, et pärast filmi ilmutamist on film täis juba väikeseid fotosid nii-öelda. Et neid pilte vaadata ei ole vaja neid pilte printida. Aga kui soovid neid suuremalt, siis muidugi võid neid lasta laboris välja printida või skännida plaadile, et arvutisse vaadata. See erinevus nüüd negatiivi ja slaidi vahel seisneb selles, et neid ilmutatakse natuke teistmoodi, aga slaidi saab ka ilmutada nagu negatiivi, mille tulemuseks on väga funkid ja huvitavad värvid ja väga suur kontrast. Ja seda soovitaks katsetada just loomukaamerate omanikel. Enda mul on Fisheye 2 ja mustvalge tüütab päris kiiresti ära, negatiiv vajub ka päris ruttu, aga slaidiga tuleb iga kord erinev tulemus. Isegi siis, kui slaid on natukene vanaks läinud. Siit edasi liiguks siis mustvalgete filmide juurde, mis jagunevad tegelikult kaheks. On mustvalged filmid, mida saab ilmutada masinaga, siis ehk mustvalged filmid, mida saab ilmutada samuti nagu värvilist negatiivi. Ja mustvalged filmid, mida tuleb ilmutada käsitsi. Ütleme alustavale piltnikule ma soovitaksin tegelikult filmi, mida saab ilmutada samamoodi nagu värvifilmi, just sellepärast, et on kiirem ja mugavam. Ja tooksin välja siis XP2 Ilfordi toodangust. Muidugi on ka Kodakil, ei tea, kas praegu kaadrisse jääb, aga PV400CN, et on ka alternatiive. Aga inimestele, kes sooviksid asjaga rohkem tegeleda, soovitaksin siis deltaseiret, et nendega saab mängida. Ja lõpetuseks, film on kahes eri suuruses. On kitsas film, mis sobib siis kõige tavalisemasse kaamerasse ja ka enamus loomukaameratesse. Ja siis on live film, mis on pea 2 korda laiem. Ja see sobib nendesse väga vanadesse kaameratesse siis. Ja eksimisvõimalus praktiliselt puudub, kui te võtate oma kaamera poodi kaasa, sest et klienditeenindaja aitab teid alati, kui teie enda tarkusest jääb natuke väheks. Ma loodan, et sellest minu jutust oli kasu just neile, kes teevad oma esimesi samme või pilte fotomaailmas. Ja kui midagi ei segaseks või tahate lihtsalt rohkem teada, siis võite meie poest läbi astuda. Seniks aga nägemist!